Yeah, she's a supergirl. Anu Saagimi podcast Hea tüdruk. Supergirls don't cry. Saadet juhib Piret Tali. Yeah, she's a supergirl. Ja taas on suur rõõm teiega kohtuda, meie inimesed ekraanidel ja meie teie kõrvades. No Anu, millega me nüüd siis täna oma kuulajaid ja vaatajaid üllatame? Mind on tabanud uudne kadeduse uss. No vaata, mis sul kõrvas on. Otse loomulikult. Ma saan aru, minu tuhkatriinu päevad on läbi, et mul on nagu briljante mingi keskmise auto raha eest kõrvas. Baltic Brilliance. 15 tonni on tal praegu kõrvas ja ma olen väga nõid, ma olen väga nõid. Ma saan aru, et sa oled väga häiritud. Sulle üldse need briljandid ei sobi, mis sul on ja need ehtsad pärlid. Ei, no mul on, ja tõepoolest mul on ehtsad pärlid ja mul on ehtsad briljandid, no aga mul on 7 tonni ainult kõrvas. Ja mul on 15. Aga mul on 5 ja 5. Ma ei tea, palju mul on, aga mul on väga palju. Kas selle jaoks need briljandid ongi välja mõeldud või? Et me saaks arutada, kui palju need maksavad või? Arutada, et kellel on rohkem ja kellel on uhkem, aga tead, mis mulle rikaste inimeste juures tohutult meeldib? Valdavalt nad on tagasihoidlikud. Jaa, aga neil on need kõik olemas, need 15 tonni ja 20 tonni ja 100 tonni briljandid ja siis need on ilusasti ära pandud. Ja ma tean Eestiski, ma ei saa jälle kahjuks nimesid nimetada, selliseid miljokaid ja tuntud inimesi, kes siis omavad. No see, mis nüüd meil on, see on nende jaoks nagu argipäev, mis on väga tore. Ma ka jumaldan inimesi, kes oskavad elada. Aga kui nad tulevad sinuga intervjuule näiteks, sa tead, et nendel on need võimalused. Aga siis nad tulevadki selles kaunis snoobi Kashmir kamptikus ja mitte ühtegi ehet ei ole. Käekellast rääkimata, käevõrudest, briljantidest võib-olla üks imepisike 0,0005 grammi on siin ühes kõrvas, et nad ei kanna neid. Nad ei kanna ka argipäeval neid. Ja tead, millal nad kannavad, mis mind hämmastas kõige rohkem? Nad on natukene nagu araablannad. Kodus tahad öelda? Jaa, nad kannavad, vaata, rikastel on oma peod, omad kokkusaamised, omad olengud. Ja täpselt nagu araablannadki panevad siis oma selle tumeda hõlsti alla siis maailma kõige kallimad disainerrõivad, siis meie rikkad ja väga-väga rikkad saavad omavahel kokku ja panevad need aksessuaarid külge ja võrdlevad ka seal ja räägivad ja vaatavad, et ma lasin sellel kullassepal võib-olla teha sellise spetsiaalse ehte või et ma käisin siis Baltic Brilliantist ja siis ma ostsin sealt endale selle imeilusa sõrmuse. Ja nad räägivad sellest, aga nad räägivad oma väikses suletud ringis nendest asjadest. Ehk siis eputavad seal. Ehk siis, mis ma tahan öelda, inimesel on see vajadus rääkida, et palju sinul ja palju minul ja milline on ja nii edasi. Ja et ma hankisin, mees kinkis mulle naistepäevaks sellise toreda asja või jõuludeks ja avastas võib-olla selle juveliiri või selle juveelipoe, mis nüüd meie puhul asub siis Noblessneris. Et jah, nad räägivad nendest asjadest, aga nad ei tule mitte kunagi kekutama meiesuguste tavakodanike ette või siis mingile, ma ei tea, meelelahutuse auhindadele või galadele. Oho,
nõiad on rääkinud. nõiad on rääkinud. Ei, ma tahtsin öelda, sa räägid meist, eks ole. Vaata, mina olen siuke lihtne inimene. Sinul ju on briljandid. Oot. Ühes saates me nüüd rääkisime et see kõik on luku taga. Palun ärge kuulake seda saadet, sest Piret paljastas kõik mu saladused vääriskividest ja ma kordan veel üle, et mina ei julgegi neid kanda ja ma ei julge neid isegi kodus hoida. Need on rahulikult Soomes konkreetses seifis, et see on ja mul on ka sõbranna tegelikult, kellel on väga muljet avaldavaid ehteid ja ta kannab replikat kõikidel rikkuritel, tuletan siinkohal röövlitele meelde, on see võimalus, et lastakse teha replika nendest disainerehetest ja need päris ehted on siis seal ära pandud, sest see on ju varandus tegelikult, see on investeering. Me kohe hakkame rääkima, naised, kuidas investeerida, kui teil on rikas mees, enda raha ei ole. See ei ole hea investeerimissoovitus. No ja küll räägime briljanti juttu enne lõpuni. Räägime lõpuni. Et ja nad kannavad replikat ehk siis koopiaid ja hoiavad neid seal. Koopiaid tehakse tänapäeval suurepäraseid. Tänapäeval tehakse tehisteemandeid, mis on üks ühele, sa ei saagi aru, et see on tehis ja nii edasi ja nii edasi. Aga miks see on investeering? See on tulnud mulle mingist kummalisest ajast. Nagu, ma ei tea, järsku ma olen ikkagi rääkinud mingist meie Hea tüdruk podcastis sellest ka varem, et mul oli selline venelannast sõbranna St. Petersburgis ehk toonases Leningradis. Kes kasukatest rääkib? Ja Margarita ja tema hästi omal ajal, kui ma noorem olin, varastes 20-ndates, enne kui ma Soome jõudsin sõita, emigreeruda, siis millegipärast ma ka praegu mõtlema, et kummaline, et ma suhtlesin nagu Leningradi mingisuguse society'ga, et mul ei olnud, välismaal ei saanud ju. Tallinn oli nii provintslik? Ei olnud, Tallinn oli venelaste jaoks nagu välismaa ju. Moskvast ja Leningradist käidi siin. Ja aga meie jaoks? No meie jaoks sa tahad ikkagi midagi teistmoodi. Siis sa läksid Sotši ja Jaltasse ja Krimmi ja see oligi sinu välismaa. Aga me läksime ka Leningradi ehk tänasesse St. Petersburgi ja Moskvasse ja siis seal oli, minu jaoks küll oli higher level, sest et nad kandsidki päris briljante. Kurat teab Romanovitelt või kust need olid piita pandud. Et see oli nagu omamoodi selline kummaline aeg. Ja seal ma siis tutvusin enda vanuste ja pisut vanemate noorsandide ja tüdrukute, daam ei ütle nende kohta, glamuuritarid, nad olid tolle aja St. Petersburgi ikkagi glamuuritarid. Me räägime 80-ndad. Ja 80-ndad, enne 90-ndaid ja nemad viisid meid siis igasugustele üritustele, pidudele, mina ju ei teadnud tol ajal. No ilmselt ma olin pisut noorem nendest ikkagi, aga kuna ma olin imeilus, siis ma sobisin kuidagi nende seltskonda. Ma ei teagi, kuidas me haakusime. Ma tean küll, nüüd ma ütlen. Kõik asjad tulevad meelde. Issand, vana inimene unustab kõik asjad ära. Sõbranna töötas Viru hotellis, ta oli õppinud majandust ja restorani ala, mida olin ka mina õppinud ja õppisin hiljem edasi ka Soomes, aga tema oli esimene üks noortest inimestest, kellel lubati minna Viru hotelli korruse valvuriks praktikale. Seal oli, kui ma praegu räägin seda, siis need noored, kes hetkel kuulavad seda, muidugi nad ei saa mitte midagi aru, mis kuradi jama see Anu suust välja ajab. Aga kujutage ette, et on 24 korrust Viru hotellil, et igal korrusel oli siis valvur. Kujutage ette, igal korrusel oli eraldi valvur, kes siis vaatas, kes sisenesid sealt liftist, millistesse tubadesse nad läksid ja kas see ikkagi, nad visuaalselt, nad ei küsinud dokumenti, aga nagu visuaalselt vaatasid, et ta on ikkagi välismaalane ja seal ei ole mingeid ärimehi, kohalikke meie omasid siis, kes siis võib-olla võiks siis lugupeetud turisti häirida.
minu sõbranna siis saadeti praktikale erandkorras proovimaks seda, et kui me paneme näiteks 12. korrusele tööle ilusa näitsiku, kas see on okei või tekib sellest probleem, sest varem olid seal jõledad vanamutid töötasid, et nad jumala pärast nagu ei tõmbaks seda välismaalase tähelepanu või ei tekitaks seal mingeid ihasid peale, kui nad on nautinud seal Viru grillis näiteks šampanjat ja kaaviari ja grillkana ja Kiievi kotletti, et nendel ei tekiks neid kiusatusi ja tema pandi prooviks sinna ja nii kui ta sinna prooviks pandi, siis seal käisid millegipärast said ikkagi hotellidesse toona oli jube keeruline ju saada kohta, see oli nagu see oli loterii, kui sa olid Nõukogude Liidust, välismaalased loomulikult said endale sinna toad, aga kui sa tulid Nõukogude Liidust Moskvast ja Leningradist, siis ikkagi see oli keeruline. Aga siis tal tekkisid sõbrannal tekkisid ikkagi rikkad Vene ärimehed, kes käisid aeg-ajalt Tallinnas pidutsemas ja sattusid siis vahel ka tema korrusele seal ja sealt tekkis sõprussuhted ja nemad kutsusid vastastikku siis meid sinna Leningradi ja nii see asi hakkas rullima ja see oli jumala tore, sest nendel oli ka käpp sees kõikides Leningradi kõige peenemates ja ägedamates hotellides ja loomulikult ka lõbustusasutustes. Ja siinkohal ma peangi nentima, et vaata kui oluline, et kui sa oled noor ja ilus ikka, et sa ei ole mingisugune tavaline tolmukott. Ma mõtlengi, mõtle kui oluline see oli. Ma ei adunud seda tool ajal, ma ei pidanud ennast nagu mingiks eriliseks. Miks nad oleks? Mul ei olnud raha, mul ei olnud tutvusi, mingeid ambitsioone. Ma olin keskkooli just lõpetanud. Mul ei olnud midagi, ma olin 0. Et elasin koos emaga. Miks ma pidin nagu tekitama huvi, et minuga on tore olla mingis seltskonnas? Ehk siis tõenäoliselt oli see välimus. Okei, ma töötasin modellina ja ma olin ka lõbus, et ma ei olnud ka mingisugune nurgaroos nii-öelda, kes oleks kuskil värvitu tegelane olnud. See selleks. Ja me käisime seal ja pidutsesime ja loomulikult meil tekkis seal siis sõbrannasid ja kui vaata, seal tekkisid juba need võnked, eks ole, et tõenäoliselt oli tunda, et Nõukogude Liit hakkab lagunema, mingisugused lainetused juba toimusid ja siis need Vene sõbrannad ju kõik ludinal ju abiellusid, kes itaallasega, kes prantslasega, kes ameeriklasega, ta. Ja siis nad ütlesid mulle ka, et Anuška, быстро, надо с кем-то познакомиться и замуж выйти же. Pange ChatGPT-sse tõlkige ise ära. Ja tuleb ruttu kellegiga abielluda. Ja välismaalasega siit ruttu minema saada, et need alustalad juba kõiguvad. Ja jällegi ullik ja nagu võtab üks ühele on ju, võtab esimese ette juhtuva ja selleks on kahjuks soomlane, aga seda vaadake juba meie esimestest podcastidest, seal me räägime nendest luudest. Millal see briljantideni jõuda? Ja me tahan briljantideni jõuda ja siis oli järgmine etapp oli see, et üks Margarita siis minu sõbrannadest abiellus ikkagi rootslasega, õudne, see oli kõikide ülejäänud tema sõbrannade jaoks õudus. Mina, et ma abiellusin soomlasega, ma olin üldse sellest kogu kompaniist välja heidet, ma olin täiesti idioot. Aga tema abiellus rootslasega ja siis hiljem, kui ma siis Tannameriga juba elasin Rootsis, siis ma loomulikult ju suhtlesin taga edasi. Aga tema õpetas mind kohe, et tuleb investeerida. Loll ei saanud jälle aru, millest käib, kuhu ma investeerin, mida ma investeerin. Raha ei ole, midagi ei ole. Ta ütles, et investeeringud käivadki nii, et sul ongi siis mees, varakas, kes tahab siis sind hellitada, ostabki sulle kallid brilliante ja kasukaid. Ja sa siis lihtsalt, et hiljem saab ju need alati rahaks väänata. Kasukaid kindlasti mitte, need võib täna Raekoja platsil põlema panna. aga briljandid on igavesed. Täpselt nii nagu Marilyn Monroe ütleski, et need on igavesed asjad, et päriselt ka, et
noh, täna mul jah, küll ei ole, aga muidu jah, okei, jätan selle vahele, ma räägin küll järgmine kord. Aga kui mul on enda briljandid küljest, aga jah, nii oligi ja jumala õige tegelikult tänu temale, kuigi ma nägin, et mehed tahavad briljante kinkida, nad tahavad nagu, see on nende jaoks nagu mingi stamp ehk siis tempel, et sa oled minu oma, ma arvan. No, ma ei tea, kihlasõrmuse või mille. Ei, mis kihlasõrmus. Lihtsalt briljantest ma mõtlen, et ükskõik millise nende meestega, aga ma ei läinud, ei saanud tuttavaks, me läksime kohtingule, me hakkasime suhtlema. Üsna kiiresti tulid need briljandid. Ma vannun ausalt, ma ei nurunud neid, ma ei palunud neid. Ma olin nii loll ja sinisilm, nagu ma täna mõtlen. Ma ei osanudki nõuda, sest ma mäletan, et mu sõbranna Margarita oli konkreetne. Tema ütles, temal olid kohe peikad oli, noh, ta ju oskas neid valida ka sealt õigest kohast. No. Briljandid, Cartieri kellad, Cartieri ehted olid põhilised, Tiffany loomulikult, noh, kõik oli paika pandud nagu. Ta tegi konkreetselt tegi endale pensionifondi, ma võiks öelda. ja õpetas mind ka ja siis, kui mina kogemata sain nagu mingi sellise ehte, siis ta ütles, no nii, korras, tehtud, nii, pane see ära, nii, seifi, kõik korras. No ühesõnaga, et tal olid nagu omad sellised meetodid. No aga Jacqueline Kennedy, ma olen seda varem ju rääkinud, mis ta tegi. Kui ta on Assisega lõpuks abiellus. Ta abiellus temaga ainult selle turvatunde pärast, sest tal oli hästi palju, noh, kui ta oli leseks jäänud juba, tal oli turvatunnet vaja, tal oli turvamehi vaja, tal oli kõike seda nagu nii-öelda seda oma saart või oma nagu security't vaja, siis tema jällegi kordan naistele tuletan meelde, et tema tegi nii, et krediitkaardid ja kõik asjad olid lubatud. Ainuke asi, mida teil ei olnud oma vara, ei olnud oma cash, ei olnud oma raha. Ja jällegi sõbranna tuli mängu ja õpetas, et sa käid mööda kallid butiike, juveeliärisid, disainipoode, ostad meeletult kalleid asju jah kokku ja kui sa sealt poest välja astud, siis sa müüd need maha, võib-olla no ma ei tea, kas siis poole hinnaga, no võib-olla kolmveerand hinnaga ja paned selle raha lihtsalt siis sinna, kuhu vaja on ju, oma pangakontole. Ja niimoodi sa kasvatad oma kreditit, sest mis on nende rikaste meeste puhul on kurb, tõsiasi on see, et sa võid rikka mehega küll koos olla, ega sellepärast ise rikas ei ole. Sul võivad olla, su pea võib ka olla briljantidest. ja kõik võib olla väga kena, aga ühel päeval, kui te lahku lähete, siis need asjad nagu ei ole sinu omad. Rääkimata, et su pangakonto on täiesti miinuses või nullis või kui sul üldse seda on. Ma ei tea, kuidas tänapäeval need asjad käivad. Tead, ma ei ole isegi süüvinud. Mulle meeldib olla iseseisev naine, elada rahus, teha omi asju. Ma ei taha enam mitte ühelegi sellisele asjale mõelda, milleks mind on varasemalt koolitatud või õpetatud või nõuandeid jagatud või noh. Et ma ei ole seda kunagi teadlikult teinud, ma võin seda ausalt tunnistada, et ma olen hästi loll olnud selles suhtes, et ma tagantjärgi mõtlen, millised võimalused ma olen käest lasknud, sest see ei ole mind huvitanud, see ei ole mulle oluline olnud. Aga mida vanemaks sa saad, seda rohkem sa mõistad, et see ei oleks paha ka see 3. pensionisammas, nii öelda. Aga need ei ole kunagi, ei ole need sinu töötatud tundides ja siis nii-öelda nendes kuskil mingites sammastes või ma ei tea, mingites. Noh, sa pead olema väga nutikas ja sa paned oma aktsiatesse, sa investeerid kuhugi, noh, seal sa võid ka vastu pükse saada, aga on naistel on palju põnevamaid variante, kuidas oma varalisust ja rikkust kasvatada. Oota, kas me nüüd jõudsime Anu Saagimi investeerimissoovitustega, mis ei kattu ilmselt Katri Telleri investeerimissoovitustega, et need ei ole üldse aktsiad, need on nagu, ma arvan, kinnisvara. Aga mina saan aru, ma olen võib-olla praegu pahatahtlik,
aga ma saan aru, et ka temal algas kõik sugar daddy'dest. jah, no selle üle visati ka ju seal Võrklaeva röstil kõvasti nalja. No, et temal algas ka kõik sellest, lihtsalt tema oli targem, mina olin lollim omal ajal ja mina nagu elasin seda hetke liblika elu ja nautisin ja reisisin ja tegin nagu nii-öelda ei pannud kõrvale, ei investeerinud suhkruisside rahasid, vaid lihtsalt lasin voolata elul. Sul on ka paremini läinud kui mõnelgi teisel võimalik trofeennaistel, eks ole, kes ei ole mitte kunagi sellest rollist välja tulnud, et nad on nagu mingid rändauhinnad, et nad käivad ühe tutvusringkonna meestel käest kätte, juhul kui nad jäävad nagu kuhugi serva peale, siis on neist nagu kohutavalt kahju, et nad on nagu mingid leinevad lesed sellest seltskonnast. Neid nagu kutsutakse kuhugi, aga keegi neid nagu väga ei taha seal enam näha. Ja samas on nende ilmselt mehed elus ja sageli ka laste isad. Ja väga edukad ja neil on uued ja toredad elukaaslased. Just, aga naised ei ole enam ei jõukal järjel, ei rikkad ega õnnelikud ja siis saabub äkki mingi tohutu lesepõlv 30ndates aastates või isegi varem. Teate, ma tean erinevaid naisi küll. Osadel on vedanud, osadel on väga soliidsed mehed, kes oma trofeenaisi siis ma ei taha öelda, käitlevad. Jätavad nad ikkagi korraliku kasumiga maha. Jah, jätavad, nad on investeerinud, kellel on lapsed näiteks. Naised soovitan suvel. Lapsed on teie suurim pensionisammas, jah. Kui te õige mehe valite, kui te vale mehe valite, siis on kõik perses. Aga seal on igasuguseid nippe, seda võiks ka õppida tegelikult, sest ma mõtlen, et kui ma see venelanna Margaritalt, ma jätan ta forever meelde, ma ei tea, kus ta omadega praegu on, sest ma ei ole ammu suhelnud. Ei, ta jäi minust Pariisi ja siis ma läksin Ameerikasse, siis ta käis mul Ameerikast külas ja mina käisin, ta armastas Ameerikat hästi palju ja ta seal läks Los Angelesisse ja seal mingid jahimad tekkisid ja New Yorgis ja siis mul nagu mingi hetk ma nagu tahtsin endast pausi pidada, sest ma tundsin, et ma tahan elada nagu iseenda. Ja ma ei saa elada sellist elu, et ma kogu aeg kalkuleerin, see ei ole ka elu, et nüüd ma vean ta sinna poodi. Ja ma teen seda ja kogu see skeemitamine, et see oli tema elu ja ta on kindlasti väga õnnelik praegu ja kindlasti, kui ma näen teda, siis ta on kindlasti finantssõltumatu. Ma arvan, et ta on ennast hästi kindlustanud, sest ta ei olnud loll. Aga ma väsisin sellest ära mingi hetk lihtsalt, me ei viitsinud sellega tegeleda. Aga selliseid lihtsaid soovitusi võib-olla tõesti, et neid ei tasuks alahinnata, et kui sul on selline finantsiliselt hea järjel mees, kellega sa elad koos ja okei, sa oled ise ka nutikas ja saad ise ka hakkama ja kindlasti oled ambitsioonikas ja kindlustatud, siis topelt, triple kindlustatus ei tee kunagi paha, et ära lase käsi rüppe lihtsalt, kuidas ma ütlen hästi lihtsalt sõnadega, pane kõrvale. See ei ole nagu näppamine või nagu teisele nagu... see on nagu see rohutirtsu ja sipelga variant, et üks mängis terve suvi läbi viiulist ja teine ehitas maja ja lõpuks, kui saabusid külmad ilmad, oli ühel maja ja teisel ei olnud. Kuigi ma arvan, et sinu juttu kuulates kõik feministid uluvad ja kriibivad oma nende kõrvaklappide juures ja leiavad, et naised peaks kõike ise saavutama, aga... Ma arvan, et sellel hetkel sa ei saa kõike ise saavutada. Elu tuleb oma keerdkäikudega mängu, sest sa tahad ju lapsi saada, kui sa tahad. Mõni ei taha, siis on teised reeglid. Ja neid on järjest rohkem, kes ei taha. Just, ja täiesti arusaadav. Jumalast mõistan neid. Isegi ütlen, et õiged otsused, sest kui sa kuulad nende põhjendusi ja nad ütlevad, et sellesse maailma ma ei taha ühtegi last lisa, siis mõelge ise edasi, miks nad ei taha ja see ei ole see, et ma ei tea, öeldakse, meil on liiga vähe raha, seal on nagu naeruväärseid mingisuguseid põhjendusi on ju, et
kliimakatastroof, sõda Ukrainas, planeedi kurnatus, kokkuvõttes sinna, et ma ei ole kunagi oma isaga koos elanud. Minu ema oli kohutavalt. Ja mingid lapsepõlvetraumad kindlasti ja nii edasi, aga ma saan aru, kui nad põhjendavad, et nad ei taha kahuriliha enam toota. Et see oleks minu üks nagu hästi lihtsameelne vastus, üldistatud vastus. Jah, mina käisin vaatamas etendust, mis on ühiskondlikult kahjulik element, ma ei tea, kas sa oled näinud? Ei. Et ta oli vist Kumus eelmine aasta ja teda mängitakse ka Kanutis, on Eesti lastetute naiste lood lavale toodud. Kes ei ole lastetud sellepärast, et nad ei saa lapsi, vaid sellepärast, et nad ei taha või nad ei ole leidnud partnerit või mida iganes. Et see oli nagu minu jaoks nagu üsnagi silmi avav kogemus, sest ega sa kokkuvõttes ei tunne ju inimesi väljapoolt oma põlvkonda nii hästi või nii palju, et sa jõuaks selleni, et sa hakkaks nendega arutama, kas peaks olema lapsed või ei peaks olema lapsed. Aga see oli mis see läbiv joon seal oli, nagu, mis sul jäi eriti kumama, nagu, et miks ei taheta? Just see purunenud peremudelite teema, et mitte kellelgi ei ole olnud nendest lugudest turvalist suhet isaga või need isad on olnud ja isad on läinud ja emad on üksi jäänud ja partnerid ei ole selleks valmis ja partnerid ei taha ja kogu see muu asi, et ma ei tea, kas meil ongi nagu selliste pereväärtustega nii traagiline, kui seda Soomes ja Rootsis ikkagi seatakse pere pjedestaalile kõikidest muudest asjadest eespool, aga siin ikkagi kokkuvõttes naised saavad lapsed, vastutavad ise, kasvatavad suureks, läheb hästi, läheb halvasti. See on natuke kurvameelne. Ma saan aru, mis sa mõtled. Minul on jäänud kumama ikkagi viimasel ajal see, et isegi mehed ütlevad, ma küsin noorematelt meestelt, minu jaoks noor mees on 35 ka ja nad ütlevad, et nad ei taha toota lapsi siia sellesse olukorda, kus me praegu oleme. Ma isegi ei pea seda kliimakatastroofi kusjuures nii väga silmas, vaid kõige läbivam teema on just see sõda ja kahuriliha. Ma ei taha kõigepealt, et mu laps näeks sõda, siis kui kasvab suuremaks, siis ta on, ta peab ju sõtta minema, ehk siis olema kahuriliha ja kolmandaks, et siis lihtsalt tapetakse ära. Et nad ei taha näha seda skeemi, et nad tahavadki justkui lõpetada, et me oleme jõudnud nii apokalüpsisesse, et siin ongi see lõpp, paremaks ei lähe ja kui sa näed, mida see Trump täna teeb, et ta tahab järsku hakata vallutama Kanadat ja Gröönimaad ja kõiki nagu, ongi nagu suuruse hullus on inimesel peal, et siis, kui me varem oleme kartnud justkui Putinit, et ta on kõige kohutavam gnoom üldse, siis minu meelest, kui sa täna kuulad Putini sõnavõtte, siis minu meelest see on 10 kordi hullem. See on nagu veel jahmatavam ja veel õudsam, sest seal on mindud nagu, mul on kogu aeg selline tunne, et kas ta on pidevalt laksu all või kas ta on kuskilt teiselt planeedilt või et see täpselt see, mida sa Putini kohta varem küsisid või kui ta ründas Ukrainat, see ei saa olla tänapäeva maailmas võimalik. Te elavad siin rahumeelsed, mingid on riigid, kõik piirid on kehtestatud ja siis lihtsalt üks ütleb ei, nii ei ole, mina tahan teistmoodi mängureegleid. Kusjuures mul oli nii kohutavalt kahju, kui ma kogu sellest Gröönimaa ja Kanada ja Panama ja mis iganes skandaalist kuulsin, oli see, et minul oli kogu aeg nagu ideaal, et kui kusagil peaksid asjad halvaks minema, ma kolin Kanadasse. Täpselt. Et astun sinna mingisugusesse Eesti käsitööseltsi, hakkan tantsima rahvatantsu, võin neile õpetada seda, kuidas Kadri ja Mardipäeva tähistada. Mul oli täielik plaan vanaduspõlveks olemas ja nüüd ma saan aru, et seal on ka loll naaber, mis on nagu erakordselt ebaõiglane. Täpselt sama loll nagu on siin meil ju. Täpselt samasugune. See on nagu peegelpildis ju. Täpselt ühesugune. Ta teeb täpselt samasuguseid asju. Kuidas ma lähen nagu sinna Eesti majja siis elama, kui peaks nagu... Ei, ma arvan, et 2 hullu saavad kokku nüüd varsti Trump ja siis Putin ja siis nemad jagavad maailma niimoodi pooleks. Ongi 2. Nagu omal ajal olid Stalin ja Hitler. Et nii lihtne see ongi. Et
et noh, ma saan täiesti, noored on aetud hulluks sellega, noh, mis siin kõik virvarr, kuna see uudiste voog on ju nii kiire ja pidev ja nii intensiivne, siis vaata, kunagi olid ju ajad, kui me ei teadnud mitte millestki, mitte midagi, elasime õndsas usus, et kõik on nagu suht koht fine, siis tänased noored on ju täiesti, noh, nad on täiesti sassi aetud, et ma ei imesta, et nendel on need ärevushäired ja absoluutselt kõigil on ATH, absoluutselt kõigil. Piret, kas sul juba on ATH või ei ole? Ma peaksin pigem küsima. Ja kui sul ei ole, siis sa oled täiesti... Mõttetu inimene. Mõttetu. Tead, mul on kahju sulle nentida, et minu ema töötas defektoloogina, mis tähendas seda, et tal oli nagu nõukogude aja kohta väga palju eripedagooge lähedal ja siis ta igal võimalusel ka arvas, et kuna ma olen sündinud ju tema mingi 40-aastase vanuse kohta, et on vaja mind kogu aeg kontrollida, ma olen elanud selle kõik juba läbi, et mulle üritatakse nagu nii huvitavaid diagnoose muidugi sel ajal ei olnud, aga noh, ma ei tea, logopeedidest kuni ma ei tea kelleni, et mind on väga teadlikult kasvatatud ja mingi ATH-ga mind ei püüa, sealt oleks võinud noppida veel mingeid toredamaid diagnoose, aga noh, minu arvates on kogu selle ärevuses noorte ärevuse põhjuseks sageli nende vanemad, kes on nagu totaalsed helikopteri ja noh, mida kurdavad minu õpetajatest erinevad tuttavad ja sõbrad, et noh, kokkuvõttes vanemad nagu tormavad neid päästma igal võimalusel, noh, sa ei jõua veel look at me. 4 või 3 panna, kui sulle juba lendab ukse taha mingisugune ema või isa või saadab õhtul kell 9 veinise peaga kirja, et miks 2 last said šokolaadi, kes on tublid, minu laps on ka tubli, palun anda talle ka šokolaad. No ja lastel kaob ära igasugune võimalus kogeda ebaedu, mis tähendab seda, et nad ei õpi mitte midagi ja need elavadki nagu vati sees ja siis iga kord, kui läheneb neile vähegi ohtlik olukord, siis tormab kohale ema või isa või keegi muu selline. Et ükskord ma pahaimamatult läksin ühe oma lapse ja tema sõpradega kelgutama Schnelli-tiigi äärde ja ma sain konstantselt kõnesid ühelt isalt ja mulle tundus, et ma läksin neid sinna ära uputama, et ta küsis, et kas seal on jää peal, kas seal on ikka piisavalt paks jää peal, kas need kelgud on turvalised, kas me ei tule alla kõige nagu järsemast nõlvast, et noh, põhimõtteliselt tekkis mul küsimus, et kas ma mõjun nagu impetsil ja noh, kust tuleb üldse nagu see tohutu tahtmine, et meie laste lapsepõlv peaks olema kordades parem, kui meil oli. Aga tead, kus see tuleb sellest, et meie lapsepõlv oli selline, kui ma tagantjärgi mõtlen oma lapsepõlve peale, siis kui sa rääkisid praegu sellest Schnelli-tiigist ja nendest nõlvadest, siis ma mõtlen, et oh my god, me ju ma elasin seal Tornide väljaku kõrval, ma ju läksimegi sinna nõlva peale, sõitsimegi sealt alla, me sõitsime pidevalt vastu puud ja jalad olid ees ja vabandust väga, aga minu paralleelklassi tüdruk jää peal sai sellise kolaka ikkagi siia tagumise kulju poole peale, et üks kaksikutest, kes hiljem suri. Et ühesõnaga, kõiki neid asju tegime, vanemad ei kontrollinud, telefon ei olnud, kuhu meile helistada ja küsida, kell on õhtul kell 10 juba on ju, kus te olete. Me alles möllasime seal tiigi peal, seal on mul klassivend ka kukkunud läbi jää ja no igasuguseid asju on juhtunud ja see oli nagu, kuidas ütleme nagu tugevad jäid ellu. Ja ma tahtsingi öelda, ma mõtlesin, kuidas ma hästi peenelt ütlen praegu, et see oligi elu nagu selline nagu päris elu aga ma arvan, et meil endil on jäänud nagu siia kuklasse selline tunne, et kui me ise elasime sellist elu, kus vanemad absoluutselt ei kontrollinud, mida me tegime, kus me olime, mis toimus, kuna see oli võimatu, lihtsalt olid mingid konkreetsed kellaajad, on ju, kool kestis sellest kellast kelleni, siis võib-olla oli midagi seal vahepeal, kes käis trennis, kes käis pikapäevarühmas ja siis oli mingi õhtul, kui kõik tulid koju, et noh, võiks ju näha lapsi ka, et nad võiks ka kodus olla ja siis paanika tekkis alles võib-olla hiljem, kui keegi oli puudu. et ei olnud praegu, sa ju ketrad päev läbi, kus sa olid, kas te trenni jõudsid, mis sa tegid, mis hinded sul oli, kuidas sul kontrolltöö läks, nagu kogu aeg sa oled nagu laivis. Ja see on sellepärast, et me oleme elanud läbi sellise perioodi, kus kõik oli kontrollimatu ja kui sa tagantjärgi seda meenutad, siis see on päris õudne.
see on päris õudne, ma olen seda varem ka rääkinud, mis toimus tagahoovides, kuulake meie esimesi podcast'e, mis toimus kuuri all kuskil keldrites, millega me hakkama saime, kuidas meiega käituti, mis meiega tehti. See on ju päris jube, see on päris jube. Ma ei sooviks seda küll kellegile, aga noh, samas... Jah, aga vaata, kus ma olen täna, on ju. Aga see ei ole argument. See ei ole argument, mina mõtlen, sest mina olen selle hirmu, mis ma kõik läbi elanud ja eluga välja tulnud, olen kandnud üle oma lapsele ja mõtlen täpselt täna, oh my god, kui ma temast ei kuule mitte midagi paari tunni jooksul, siis ta tähendab, võib olla analoogses situatsioonis, mis mina olin tema vanuselt too kord antud kohas. See võib täpselt see olla. Ja siis ma täna mõtlen tagantjärgi, kurat, et ma ei saa oma ema raputada täna, sellepärast, et ta on nii leebe ja nii ta tore ja ta ei saa nagunii mitte midagi aru, mida ma ta küsin. Et kurat, kus su ajud olid, ema, kallis, kas sa tead, kus ma olin? Kas sa tead, mida minuga tehti? Kuidas ma käitusin? Mis toimus nagu? Ema, nagu tahaks küsida, et sinu prioriteet number 1 oli see, ta käis tööl, ta oli hästi kohusetundlik, ta on tohutult ordeneid. ja ema on töökangelane. Ta on töökangelane ja tast kirjutati toona juba lehtedest, pildid on kõik on tore, aga ma tahaks teda raputada, öelda, aga ema, kus sa olid, kui mina olin seal, kus ma ei oleks pidanud olema? Täna ma mõtlen tihtipeale ka enda puhul seda, et kui mina olin seal näpud püsti kuskil ja mul laps oli võib-olla 5. või 4. järsku tema oma väikses või mis väikses oma mõtetes küsib minu käest, et ema, kus sa olid siis, kui mina olin seal tol hetkel. Ehk siis need hirmud on kanaliseerunud meisse täna läbi selle, mida meie ise kogesime sama ealistena ja me ei tahaks, et need korduks ja sellepärast me ripume seal täna seal kuskil. Ei, see on palju hullem, sest inimesed on pannud ju oma laste telefonidele jälgimise peale, kaasa arvatud oma põdurate vanemate telefonile, et teada, kus nad on, et see peakski alati helistama ja noh, minu jaoks oli kunagi veider, kui ma nägin oma tuttavat, kes ütles, et oota, mul 2. klassi laps on praegu bussi peal, ta läks vales peatuses maha, ma helistan talle. Aga noh, aga see on ju tore, et ta läks vales peatuses maha või sattus vale trolli peale. Ja noh, sõidab järgmises kohas uuesti, et noh, tal võib olla ju ka õigus eksida, et noh, see ei pea tormama teda päästma. Et noh, kus aga kui sul tekib see hirmufaktor, et mina mäletan küll, et meil, kui mina olin noorem või laps, räägiti ka neid õuduslugusid, kus siis lapsi kadus ja neid ei kadunud vähe ja kõige õudsem oli tol ajal veel see, et nendest ei tohtinud ju rääkida avalikult, sellest ei tohtinud, täna tohib ju kohe lehes pasundatakse, keegi on seal mingi ohver või kriminaal, kohe pannakse pilt juurde, otsitakse, ta on kadunud toona ja siis, eriti kui on juhtunud midagi üüratult koledat, sellest nagu ei tohtinud rääkida ja aga inimeste omavahel ju räägiti anyway sellest ja alati see, mida sa räägid omavahel, see ju võimendub, aga juhtus ka kohutavaid asju, oli pedofiile, oli pilastajaid, oli vägistajaid, oli väga vastikuid asju, mis juhtus ja ma mäletan tollest ajast, mis alati jõudis lõpuks nagu veel see kulminatsioon oli see, et see kriminaal või see pahalane või see, kes ära kasutas või tegi neid jubedaid asju, see oli veel, seisis väga kõrgel ametipulgal. Alustame alumisest otsast, ta oli kas miilits ehk siis tänane politseinik, ta võis olla siis ka mingisugune sõjaväelane, mingi leitnant, õpetaja, saad aru, et see nagu, et need olid veel, kes selliseid jõletuid asju tegid, olid nagu veel nii öelda jutumärkides korralikud ja lugupeetud inimesed. Et ma arvan, et see kõik on meie sisse kogunenud, kogu see õudus ja me näeme tonti seal, kus seda tegelikult ei ole. Aga see on nii ka nendes riikides, kus on olnud kogu aeg lust ja lillepidu, et see ei ole seal nagu teistmoodi, seal on samamoodi vanemad ülihoolitsevad, sest laste olukord on muutunud. Sest noh, mina olin kunagi Hämmingus, mingis peres oli
5-lapselises peres oli laps ära surnud õnnetuse kaudu ja ei no mul on siin 2 tükki veel, et noh, mingi ja noh, et 2 on veel kodus, 2 on suured ja noh, seda võeti asjade loomuliku käiguna, et üks tuleb, teine läheb ja nii lihtsalt on. Aga ma ei tea, kust tuleb nagu jah, see üle hoolitsemine ikkagi nagu sõltumatult sellest, kus riigis sa oled elanud. See tuleb meie enda hirmudest. Ehk siis meie lapsed ju ei muretse, meie muretseme nende pärast, mis tähendab seda, et meie oleme elanud üle mingisuguseid väga ebameeldivaid asju ja nüüd me oma siin väikses ajus genereerime neid ja kujutame endale vaimusilmas ette, et temaga võib juhtuda täpselt need samad asjad, mis võib olla meie ajal toimusid. Kusjuures kõige kohutavam asi minu arvates oli see, et noh, meid oli õpetatud kartma Vene sõjaväelasi ja mingil hetkel, kui hakati minu tutvusringkonnas kandma Eesti sõjaväevormi, mida ka minu vanaisa kandis, keda ma ei ole näinud, siis tundus nagu raske suhtuda vormi nagu enesest mõistetavalt, et osa inimesi kannabki vormi ja nad ilmselgelt ei taha sind ära tappa, kuhugi lohistada, ära vägistada ega midagi muud sellist teha. Et, või noh, teine variant, et kui sa lugesid Pipi Pikksuka ja seal oli politseinik, oli selline tore onu, kes ajasid mööda katuseid taga, mitte ei löönud sulle ruhikaga pähe ja ei pannud sind pokri. Et noh, kas on nagu see, et see turvatunne oli nii palju kahjustada saanud, et sa teadsid, et need, kes sind peaks tegelikult kaitsma, ei tee seda ja võivad sind ära kasutada, et sa pead nagu kogu aeg olema valmis selleks, et sina oledki see ohver või see ohvritall. Et kuulake jällegi meie varasemaid Hea tüdruk podcasti, seal ma rääkisin toredast miilitsast, on ju, kes elas meie hoovi peal ja kes kasutas lihtsalt lapsi ära. Et oli miilits. Aga kuhu sa lähed kaebama? Ma lähen, ütlen, räägin seda oma vanematele. No ei saa olla, see on ju onu miilits, meie tubli Toivo. Tema ei tee mitte kunagi mitte midagi, ei ületud. Sina oled loll, sina ajad mingit täiesti lamba juttu. Ja et sa vitsa selle eest veel ei saanud. Et ühesõnaga, noh, et täna on ju natukene vastupidi, et kui sa lähed, räägid päris ausalt mingitest lugupeetud inimesest, kes ongi teinud paha teo, siis läheb täiesti põrgu lahti. See on ka uudne muidugi. Siis läheb nõiajaht lahti, et seal ei pruugigi olla see asi nii kohutav, aga on jällegi vastupidine emotsioon. Ehk siis, mis mina arvan, on asjad käivad lainetena, need asjad tulevad meie endi seest, et sellised, millised on meie lapsed täna, on päriselt meie peegelpilt. Nii lihtne see ongi. Tegelikult sa vaatad meie peegelpilti. Ja mina arvan, et järsku need lapsed, kes siis täna on ja kasvavad kunagi täiskasvanuteks, nemad jällegi vaatavad seda, noh, nemad on üli hoolitsetud olnud ja turvatud ja nii edasi, siis nemad lasevad oma lastel jälle tehke, mis tahate, mind ei huvita. Et ärge sööge ökotoitu ja kandke suvalisi. Ja, et ärge jumala pärast pressige meile seda õudust ja jama ja neid kuradi tervisejutte ja rohejutte ja ma ei tea, mis ökojutte. Ärge õppige viitekeelt ja nii. See tuli mulle muide üllatusena, kui sa ütlesid, et peale keskkoolis hakkasid õppima mis iganes toitlustust. Ja hotellindus ja majandus. Oligi nii või? Sest ma mõtlesin, et sinu jaoks mingisugune selline õppimine ei olnud üldse nagu karjäär. Ta ei olnud primaarne, aga kui ma läksin Soomes, ma ikkagi võtsin selle kursuse, sest see on pikem jutt, jah, ma võtsin ikkagi selle pärast, et midagi sa pead ju õppima, kus tahad kuhugi saada või kuhugi jõuda. No ma ei tea, kus see plõks tuli ja ei, oli küll selline moment oli. Aga kas sa ei olnud siis mingis lapsepõlves või mingis eas veendunud, et ma tahan nüüd saada kosmonaudiks, õpetajaks? Õpetaja, jaa, kindlasti õpetajamet meeldis. Näitlejaks, kuulsaks? Kindlasti oleks pidanud näitlejaks õppima, jah. See on küll hea pakkumine praegu. No aga näitleja sa oled ju proovinud olla või püüdnud olla, et sa oled ka etendustes olnud, muusikalides, komöödiates. Kujutad ette, inimene on olnud muusikalis, kes ei oska laulda. See on ülim tase. Aitäh, Andrus Vaarik. Sa mind usaldas. Ta tahtis mingitesse suuremasse rolli mind seal veel panna. Jumal tähendab, meil endal oli mõistus peas, et ma ei läinud sinna kaagutama. Ei, kõik asjad on järgi proovitud ja see on tore ja selles mõttes, et
iseenda eest teinud sügava kummarduse, et ma olen julgenud neid asju vastu võtta, sest ma oleks võinud samamoodi öelda, ei, no mis nüüd mina, ei, ma ei oska seda, ma ei oska teist. Minu esimene vastus on alati olnud, yes, on sul autojuhi luba, oskad, ei, mis autojuhi luba, oskad sa autoga sõita? Yes, Soomes. Ei osanud ma sittagi ja mul oli töökohta vaja. Tegin paar kolarit, sain paar trahvi, tegin võltsisin autojuhi load. No ühesõnaga, et alati vastus on olnud, yes, ma oskan, ma tean, kuidas seda teha, ma oskan sitast sepikut väänata. See ajabki sind, sinu puhul inimesed täiesti nagu pöördesse, et sa teed seda, mis sa tahad, et ülejäänud nagu minu arvates vaevlevad lõputult selle käes, kuidas oma selles väikses raamis nagu hakkama saada. Ja siis tuleb keegi, tahab, läheb lavale. Tahan minna sinna, teen seda, lähen sinna, ma olen nüüd ajakirjanik, kui peen. Ma olen nüüd mannekeen, veelgi peenem. Ma olen nüüd näitleja. Ma olen operetitiiva. Teed seda, teist, kolmandat. Et kindlasti ühel päeval olen psühholoog, mul on arst. Kogemusnõustaja, see oleks roll täiesti sulle, kaasa arvatud, vaata, enne me rääkisime sellest, kuidas erinevaid investeerimiseks sugar daddysid leida, et see on ka kursus minu arvates, mida Venemaal peetakse, kuidas tüdruk leiab oligarhi, kuidas ta peaks oskama teda meelitada, umbes postitantsu, kõike muud, mis seal kursustel kõik õpetatakse, aga see kõik, mida õpitakse, elukogemuse ja mingisuguse avatuse juures ei tööta. Et üks on akadeemiline ja teine on puhas Anne. Anne elada. Absoluutselt, olen sinuga nõus. Kuule, aga nüüd meil hakkab saade kiskuma lõpupoole, me peame tegema paar sellist asja, mis sinule kohutavalt meeldib, Piret. Juba teab, mida sa ootad minut. Ja nüüd paneb õpetaja saagin prillid ette ja on tänaste joogaminutite aeg. Just, ja joogaminutid tulevad meile kust loomulikust ilust. Ja loomulikust ilust, mille mess tuleb 12. aprillil. See oli mu isa sünnipäev ja oli ka minu isa surmapäev, see oli selline tore. Sündis ja suri samal päeval. Ja just, ta oli väga osav mees. Aga seal on nagu erinevaid töötubasid, kus saab kõik need toredad, siledad nahad ja muud asjad saavutada ilma süstideta ja ravimiteta. Just, ja meil on teile sinna hästi palju kutseid ja meil on teile kingitusi, te näete, siin laud on neid täis ja teie peate ainult kirjutama meile skandaalne@delfi.ee ja siis te osalete siis nendes loosimistes ja saate siis ka kaasa arvatud siis sinna maagilisele loomulik ilu näojooga kursustele või messile. Aga esimene harjutus siis, mis ma sulle sooviksin, et sa teeksid. Ma viin ennast nüüd joogale. Ja, et kas sa tead, kus sul on ninajuur? See ilmselt. Ei, ninajuur on tegelikult siin. See on üleval. Ta on tegelikult siin keskel. Ja nina keskel on ninajuur, sa võtad sõrmekestega just täpselt sealt kinni ühelt poolt ja teiselt poolt ja see on ninatiiva tõsturlihase massaaž ja selle lihase pinge muudab visuaalselt ninaotsa laiemaks. On sul vaja, et ninaots laiemaks läheks? See ei ole tehniliselt võimalik minu ninakuju. Ja nüüd liigud näpistavate liigutustega mööda ninajuure äärt. Alusta siis siit suunurkadest, suunurgad on siin, aga siit keskelt alustad siit ja liigud siia poole ja liigud, suunurgad on siin, et paralleelselt selle koha peal kuskil. Ja siis järgmiseks võtad ka siit sõrmed ja tõstad seda sama kohta justkui üles pisut ja samal ajal teed suuga just täpselt nii. Ja nimetissõrme ringjate liigutustega sama trajektoori mööda siis liigud jälle uuesti sama koha peale ja teed seda harjutust umbes 10 korda.
loodan, et sul on hommikuti aega ja siis jälle see on nagu ja järgmine kiire harjutus veel üks on sarnalihaste treening ehk siis mida naised tahavad tohutult, et sarnalihased oleks siin üleval. Sarnad on näed siin täpselt, kuhu sa oma põsepuna paned ja et nad tahavad, et need oleks kuidagi välja vormitud ja see on siis nende treening ja see on pisut raskem ülesanne, et aja huuled torusse ehk ja siis tõmba need vaakumisse. Sa võid oma sõrmed üldse sealt näo pealt ära võtta ja siis tõmba need vaakumisse suu sisse ehk kui sa teed siis tõmbad niimoodi just ja nii tugevalt kui suudad. Just täpselt, see on armas. Nii, aga järgmine, mis sellele lisandub, tuleb ka kolmandaks ajada keel suust välja. Mis lihased see treenib? Ja suru keskmise tugevusega jäik keel. Keel peab olema jäik. Vaakumis huulte vahele ning proovi teha suu nurkadega pulseerivad naeratuse liigutusi, nii et põselihased liiguvad. Ehk siis sul on keel suust väljas, huuled tihedalt koos ja siis sa hakkad tegema keelega ümmargusi liigutusi. Just see näeb välja nagu vaadake, Piret teeb seda kõike väga hästi ja kui siin on üks kui ülesannet tehes tekivad suunurkadesse sügavad kortsud, siis lükka need pöialde esikülgedega õrnalt laiali. Ja kui silmade nurka tekivad kortsud, siis aseta nimetissõrmed silmasõõrlihasele blokeerimaks lihast. Väga õieti tehtud. Suurepärane. Ma tänan õpetaja saagi. See on suurepärane. Minu päev on olnud täitunud sellega, et ma olen peletanud loomuliku ilu kaudu ära kõik oma kortsud. Just. Et ärme naeruväärista näojoogat. Näojooga väga tõhus meetod kortsude vastu. Mina armastan küll käia teatud spetsialistide juures, kes seda teevad sinu eest, aga kui pappi nii palju pole, siis tee neid ise kodus peegli ees. Aga sa pidid tutvustama meile ühte uut raamatut. Jaa, ma jõudsin raamatu lugemisega sinnamaale, et ma jõudsin ta nüüd läbi lugeda, see oli hea korralik paks raamat ja see räägib ühest noorest naisest, kes kasvas üles Jehoova tunnistajast ema juures ja üllatus, hoolimata sellest kõik, mis ta ette võttis, sai ka temast Jehoova tunnistaja ja ta abiellus Jehoova tunnistajaga ja tegelikult ta sai aru, et see süsteem ikkagi on suhteliselt suletud, siis tohutult hierarhiline ja ka vägivaldne nende inimeste suhtes, kes seal on. Näiteks kirjeldab ta elavalt, kuidas ta pidi keelduma vereülekannetest ja koguduse vanemad tal kodus käisid ja kutsusid teda korrale, kui ta oli nende arvates patustanud, sest ta oli võõra mehega käinud kohvikus, et see tohutult dogmades kinni maailm, kus ta kasvas ja siis, kus ta lõpuks ennast välja rebis, et Eestis, kus on 90-ndatest peale olnud väga palju erinevaid ususekte, on see väga õpetlik lugu sellest ja kuidas ema siis ka kokkuvõttes loobus temast, sest ema jäi Jehoova tunnistajaks ja tütar ütles usust lahti. Just. Ja minu käes on siis ka Sinisuka kirjastuse poolt raamat, kõik teadsid, ehk siis Valeri Pakoti kirjutatud raamat, ehk tema räägib siis, kui ta oli 12-aastane, kuidas tema kasuisa hakkas teda vägistama ja vägistas, ma ei tea, kus siis kõik need kodused silmad olid nagu ikka, keegi ei näe, keegi ei kuule ja minu jaoks oli ikkagi katastroofiline see, et ta jäi kasuisast lõpuks ka rasedaks ja ta oma ema, kes oleks pidanud teda kaitsma, viskas ta tänavale ja kujutad ette, kasuisa sai üldse sellise teo eest ainult 4 aastat vangistust, naases pere juurde ja kõik jätkus samas tempos. Ehk siis
pigem siis see naisterahvas räägib siin oma üleelamistest, aga samas mulle meeldib nüüd raamatute puhul ka see, et siin on ikkagi õnnelik lõpp, et lõpuks sa julged nagu sellest nõiaringist välja astuda, sa julged rääkida sellest ja kui sa ei saa oma abi oma lähedastelt, siis tegelikult peaks siis veel kõvema häälega rääkima ja mujal, et abi on olemas, aga selleks tuleb mitmeid julgeid samme teha ja see naisterahvas seda ka tegi. Ja raamatu on ta kirjutanud ka selle põhimõttega siis, et justkui läbi selle ta kehastab siis kõikide naiste valu, kes on olnud sunnitud vaikima ja mida ta öelda tahab, palun ärge vaikige, rääkige ära oma lugu. See oli suurepärane tutvustus. Just, panid sa tähele? Jaa, panin. Nii, aga siin on meil ka igasuguseid toredaid tooteid. Sina lähed kohe My Magicisse, mis on minu lemmik küünehooldussalong. Ma tahan väga näha, kuidas nad mind üllatavad, sest ma olen aastaid vältinud maniküüri, aga nüüd päriselt. Ja mul on olnud väga kuidagi kurvad ja veidrad kogemused sellega. Ära My Magicis kindlasti ei ole. Ja ma tahan proovida, et kui ma ikkagi kannan nii palju väärtuslikke briljante, siis ma ei saa ju peavad olema käed korras. Ja otse loomulikult ja mis mul siin veel on menopausi leevenduseks ja otse loomulikult ka vitamiine on siin hulgaliselt, mis näevad kõik välja nagu erinevad konfekid erinevate maitsetega. Just. Ja hambaid käisid valgendamas ja valgendamiseni ma ei jõudnud, aga pärlipesuni küll ja tegelikult sealt on ka kinkekaart meil ja jagamiseks. Ja seal kindlasti ma arvan, et tasub mõelda selle üle, et see on ikkagi osa inimväärikusest ja hügieenist, et sul on korras ja puhtad hambad. Just, ma käiks iga hommik, iga õhtu käiks. Pärlipesus, kui keegi. Pärlipesu võiks tegelikult minu juurde koju tulla. Äkki neil on ka selline teenus, et neil on rändav kliinik ja siis kõik seebitavad su suu sisse ja siis... Seebitavad, tere hommik. Vahutavad. Mis asjad need on seal? Silikonharjad. Ja me peame kindlasti suured tänud ütlema ka Kala Arsenalile, kes on meie suur toetaja. Ja mis ma tahtsin veel öelda ja meelde tuletada, et meil ju tuleb podcast, meie podcastil täitub varsti 50, ma tahtsin öelda aasta. Ja me oleme Anuga olnud juba 50 aastat koos, me oleme tegelikult vampiirid. Kõik oma elu ära rääkinud siin aastalt, aga meil tuleb 50 salvestus ja see on avalik ja see toimub Manala Roosas ja kuupäevaks oli 6. märts, mis on just naistepäeva aegu. See on hea võimalus ka teha sõbrannale, emale, kellele iganes kingitus, miks mitte võtta kaasa mees. Ärge jumala pärast meest kaasa võtke, sest peale seda võib teid ootada lahutus. aga tulge kindlasti, sest meil on kõigile teile ka kinkekotikesed valmis pandud. Meil on toredad sponsorid, kes ei ole teid unustanud. Meil on tervitusjook, meil on DJ. Ma arvan, et tuleb üks ääretult tore naistepäeva pidu. Ja meiega nähtamatuna või nähtavana on siis koos Reet Härmat ja Anu Ihumeikar. Et tema on ka kohal ja temal on täiesti uskumatuid lugusid siis ilumaailma valdkonnast. Ei ole veel jõudnud kõike peeglijuttudes ära rääkida ja iluerides ka mitte, sest teil jagub seda materjali. Ja seda materjali tuleb kogu aeg juurde. Aga te olete teretulnud ja seal saab esitada meile ka otse küsimusi, mis teid põletavalt kriibivad. Ja kui te seal ei julge neid esitada, siis kirjutage need meile, nagu ma ütlesin juba, skandaalne@delfi.ee. Nii et kohtumiseni. Yeah, she's a supergirl. Hea tüdruk. Supergirls don't